elagu Karlova päevad! Jah, ma ei ole midagi teinud, ma käsin kogu aeg. Kui me räägime nagu liberalismist ja niimoodi, et siis miks meil on niimoodi valitud liberalism? Miks meil ei ole valitud näiteks rahasüsteemis, meditsiinis või selles psühhoaktiivses aines, mida me kasutame? Miks me peame seda alkoholi ainult jooma ja kohvi ja nikotiini? Miks me võiks... Lähme teeme omale ühe pesast. Harjunud asjad. Sul on aega nüüd 3. Ja võtab aega. Ja raske otsustada, kus piiri tõmmata. Aga üks piir on, et seda, mida tegelikult ei suuda keelustada, pole mõtet keelata. Sest siis ta läheb põranda alla ja... Millest selline huvi siis nüüd kohaliku Karlova päevade vastu? Ma olen lapsena elasin siin Päeva tänaval ja Sõbra tänaval ja praegu vaatan Riiamäel tänavast välja üle tänava Karlova poole ja käisin aeg-ajalt söömas, anna edasi kohvikus. Et kodu on ikka kõige armsam? No see jääb ikka meelde, jah. Mida soovitate Tartu rahvale, kes sellistel väikseid üritusi korraldab ja siia kohale tulevad? Tore on, et neid on ja Karlova supilinn on selles mõttes kõige agaramad. Mis selle kanepi teemaga on nüüd siis? Minu arvamus on, et mida tegelikult ei saa ära keelata. Seda pole mõtet ametlikult ära keelata, sellepärast, et siis ta läheb põranda alla ja muutub kriminaalseks. Nagu USA 90 aastas keelustas ka alkoholi ja sellest oli kasu ainult mafial. Selge. Aga edu teile ja jõudu. Sama teile. Teie olete nüüd korstnapühkija riietas või oletegi päris korstnapühkija? Päris korstnapühkija ikka. Et nagu ma kuulen, et korstnapühkija nööbist kinnivõtmine pidi nagu õnne tooma, et... Ikka, tuleb nööpi silitada või keerata ja soovida soovi ja kuidas läheb täide ka. Kuidas on kogemused, et kas tullakse ütlema ka, et näed, nüüd läkski nagu hästi, et oli korstnapühkijaga kokku saamine ja... Minule veel ei ole tagasisidet tulnud, aga eks üks õnnemärk on ka see, kui nüüd majapidamisse see korstnapühkija lõpuks tellida ja käib, vaatab need kolded üle ja ütleb siis omapoolse arvamuse, kas on korras, saab rahulikult edasi kütta või tuleb kuskil mõningad remontteed teha. Kas siin Karlova piirkonnas on piisavalt korstnaid, mida on vaja puhastada? No ikka terve Karlova on neid täis. Tartus neid korstnaid jagub ikka päris palju, mida puhastada. Tere hommikust! Selge. Mida Tartu rahvale soovite? Tere tartlased, tere külalised! Ilusat suve ja sügiseks röörid puhtaks. Siin jälle kohtuda. Aitäh! Oi, kui ilusad pitsid siin on. Vaata, kus siin on laudlinad ja kui kaua ühe sellise suure laudliniku tegemine võtab? Teeme teile väikse reklaami siin kohe, näed, kõik tulevad ostma kohe. Kõik on oma tehtud, ma olen 91 aastat vana. Vot, see on tubli saavutus. Aga kõik on oma tehtud. Naabrid, nad ju teevad ka midagi head ja toredat. Et pangem seda tähele ja tunnustage oma naabrit. Pange vahepeal pead kokku, mõtelge, mida toredat teha. Tuleb äkki mingisuguseid häid ideid.
Ja ma siin annan ühe väikse vihje, et seda tänavust Karlova aastat iseloomustab number 99 ja see number on järgmisel aastal 100. See on siis 100 aastat möödub Karlova ja Tartu linna ühinemisest. Nii et mõelge, mida me võime siis edaspidi teha. Toredat, kas või alates oma kodust. Aga tänaseks soovin teile hästi palju toredaid elamusi ja toredat tänast pidupäeva ja kirevat Karlovat kevadet teile kõigile. Tere, armas rahvas! Linna esindajad oleme me kõik. Ja mina võib-olla natukene eristun, et ma pean siis suure osa linlaste jaoks kehastama linna võimu. Aga ma tahaksin seda, nii nagu ma nii-öelda troonikõnes ka rõhutasin, teha teie parematest soovidest lähtuvalt ja konsensuslikul alusel. Selle tõttu on Tartu linnavõimul küll häämeel näha, kui meie oleme kõik aktiivsed. Näiteks linnaosade kaupa, kogukondade kaupa leiame ühtset identiteeti, mõtleme välja häid ja paremaid mõtteid, ideid, kuidas oma elu huvitavamaks teha ja kuidas ka kommunikeeruda selle linna ametliku võimuga, et oleks elu meil linnas parem. Supilinnas Supilinna moodi, Tammelinnas Tammelinna moodi, Karlovas Karlova moodi. Ja on häämeel nentida, et teie eeskujudele järgnevat elu paremaks võiks minna. Kena Karlova päevasid ja edu teile kõigile! Kas see on nüüd Karlova oma bränd või on see kusagilt imporditud? See on imporditud Variku linnaosast. Jaa. See on Võru pool ikka. Ei, see on vist 2 raudteearu vahel. Just. No vaat ei tea, miks siis Karlova omad ei ole, eks ju. Et eks siis tuleb ikka konkurentsi pakkuda. Ei ole. Okei, ma olen. Siin on nüüd midagi huvitavat siin kavas või kuidas, et võtab... See on see päevatänav nurk siin. Mis te märkate seal põnevat? Aga vanadel asjadel hinda ei ole, need on mis silma hakkab? Kuidas see välja nägi? Siin kirjutades enne seda välja. See on nüüd 2 aastat tagasi, ma arvan, 2013 jah. Ja see on vist 2012. Olete Karlova ajalooga mingi määral kursis? No, mingil määral oleks natukene jah. Aga päris ajaloo teadlane või kellega ma olen kokku sattunud, ega ma ei tea. Ma olen linnaplaneerija. Võt siis on kindlasti teave päris adekvaatne, mis siit võiks tulla. Ma olen seda jah. Et võib-olla räägite 2 sõnaga, kuidas see Karlova linnaosa üldse siis niimoodi... See on väga uus linnaosa. See on väga uus linnaosa, ainult 100 aastat vana. Järgmine aasta on 100 aastat vana, järgmine aasta on aastapäev. Aga no siis astus... Ei. 100, millal ta võeti vastu siis Tartu linna koosseisu, eks ju, jah. Aga ehitama hakati mingi 1900 vist või midagi niimoodi umbes. Ehitati ikka juba sajandi alguses. Ehitati 10 aastaga. Kogu mass ehitati enam 10 aastaga. Aga jah, see muidugi siin on vanem. See osa siin on ju Tähed või see Kalevi tänav on vanem osa. Arhitektina, mida nüüd Karlova linnaosa vajaks käia rohkem? Jah, nad otsisid selle tükk aega vaadata. Noh, ja võib-olla linnavalitsus võiks nagu niimoodi natuke miljöötundlikumalt neid tänavaid korrastada. Praegu just tehti Õnne tänav, tehti natukene liiga robustselt asfaldiga minu meelest. Aga muidugi väga sile on sõita, aga väga kontrastne on see, kui terve tänav on asfaldiga pandud. Kas te arva, et asi on nagu eelarves, et eks nad peavad arvestama? Asi on teadlikkuses, ma arvan.
et on võimalik palgata firmasid, kes teeksid kena seal Munakivi tee või... Nagu Pargi tänavat on võimalik teha väga ilusalt, et pool tänavat oli tehtud, et on näha, kui ilus see saab. Huvitav, millest siis sellised otsused tulevad, et mida nagu mõeldakse siis, kui nii tehakse? Harjumus ja niisugune harjumuse jõud, ma arvan, kõige rohkem. Lihtsama vastupanu teed. Et sa võtta ka tasuta, et nii vana leppi. Aga veel, mida märkate, mida head märkate? No väga palju maju on endiselt olemas püsti ja tundub, et jätkuvalt Karlova säilib väga algsel, väga terviklikuna, et see on väga meeldiv. Nii et siin samu neid maju vaadates, need olid kõik lammutamisele määratud ju, aga need on nagu olemas ja korras. Nii et väga tore. Eriti Vene aega võrreldes, kus oli kavas maha lammutada. Aitäh teile! Nii, aga teie peate ka ennast mingil määral ikkagi Karlova patrioodiks ja siin elanud arvatavasti kauemat aega ja teate üht-teist siinsest. Karlova patrioot ma olen küll, jah, aga elanud olema siin selline ilus number aastaid nagu 13. Nii et ma olen, teda pidi pöörama, jah, nii et ma olen siin järjest rohkem Karlova elusse sisse elanud, ajalugu tundma õppinud, aga eelkõige ma olen näinud seda Karlova uue maja muutumist, et kui 13 aastat tagasi oli see pilt selline tunduvalt tuhmim kui praegu, siis ta on järjest läinud värvilisemaks, järjest rohkem maju on korda tehtud ja kaasa arvatud see maja, kus ma ise elan. Nii et ma olen eelkõige selle uue maja muutumist näinud, aga samas jah, ma olen tasapisi ka õppinud ja saanud teadmisi selle kohta, mis siin Karlovas minevikus on olnud ja kuidas on Karlova sündinud ja võib-olla just eelkõige ka need päris algusaastad, kui Karlova küllaltki lühikese aja jooksul üles ehitati ja see Karlova elanike arvgi, mis oli siis 100 aastat tagasi, see on ju praegu ka umbes sama. Mida peaks inimene märkama, kes tuleb Tallinnast või mida ta peaks siin vaatama või väärtustada oskama? Ta peaks nägema seda elukeskkonda, neid hooneid ja eelkõige neid puusthooneid, sellepärast et meie Karlova moto on ju ka suur puustlinn. Karlova, see on suur puustlinn. Ja kuivõrd need majad on ikkagi nüüd päris paljuski juba korda tehtud ja see pilt on muutunud märksa ilusamaks, siis need majad ise tõmbavad endale tähelepanu ja nad on taastatud, kui vähegi võimalik, siis selles samas stiilis ajastu lähedaselt, nagu nad 100 aastat tagasi tehti. Kasutades tänapäevased materjale annab ka ikkagi täiesti teha. Aga nüüd peale arhitektuuri, et mis rahvas siin elab, mis nad teevad, kuidas nad elavad? No nad elavad sihukest lahedat, lõbusat elud, et päris igasugust rahvast on siin. Aga kindlasti Karlova väärtus on eelkõige siin ikkagi just viimase 10 aasta jooksul tublisti tõusnud. Ja siin on kolinud palju inimesi, kes on seda piirkonda enda jaoks hakanud väärtustama. Aga elatakse sihukest mõnusad elu, siin on ju hea teha aiapidusid, sõpradega kokku saada, kuskil pikutada, kuulata jõe ääres ööbikulaulu. Sihukene mõnus vaba elu üldiselt. Et kui siin natuke ringi liikuda ja käia näiteks Anna edasi kohvikus ja peatuda veidikene aega, siis saab sellest aru. Ja kindlasti nendel päevadel seda hõngu on ka tunda. Ma arvan, et ma sobiks siia päris kenasti, et siia keskkonda, et täitsa tundub mõnus ja lahedad inimesed. Lahedad inimesed, jah. Nagu ikka, et eetlasega võib alguses natuke keeruline jutule saada, aga nad avanevad kiiresti. Ja võib-olla isegi on äratuntavad need inimesed, kes siin Karlovas on juba mõnda aega olnud. Saab jutul hästi. Tere, siin on üks tuttav Juhan. Tere. Ma mäletan, et mis sa siin valmistad, vibu või? Kuule, ma ei tea, ei tule välja kuidagi asjaga. Mis tal siis on, mis ta tahab? Ta on nöör on, vaata, oleks ta jõhk, oleks lihtsam, aga nöör on tead pletitud ju.
ja kui ta on letitud, siis tead ta on karvane väga. Jõhv peaks olema. Hästi jäme jõhv, siis on kombes. Mis sa kavatsed teha sellega? Ma ei tea. See on mingid augud on seal. See august peab läbi saama. Tähendab, vibuga hakkad laskma sealt august läbi? Mina ei hakka, ma annan lastele. Sa teed lastele need valmis ja siis nad hakkavad võistlema? Ma ei tea, võib-olla võistlema. Mina sa tea, aga auhinda ma ei näe kuskil. Kus on auhinda, ma ei tea. Vot peaks otsima. Küsi see daami käes, Tartu loodusmaja. Kus ta on? Tartu loodusmaja. Jah, tema peaks teha. Tere, mis siin toimub? Mis te toimetate siin? Me teeme praegu vibusid. Selline hea kevadine töötuba. Nii poistele kui tüdrukutele. Läheb võistlemiseks või? Ja hiljem praegu saavad siis valmistatud vibudega lapsed siin harjutada. Meil on märklaud tehtud ja hiljem me siis teeme väikse võistluse ka. Kui kõik on juba harjutada saanud kätt, siis paneme ka sellise skooritabeli püsti ja vaatame, kes siis kõige osavam vibukütt on. Nii et kõik on oodatud, nii kaua kui materjali jätkub. Oda või kirveviset või sellist viikingi lahingut teil ei toimu? Ei, me nii julmaks ei lähe ja tegelikult meil on ka suhteliselt ohutud nooled täna, sellised toredad ümmarguse otsaga, pehmed, nii et ei tohiks kellelgi mingit õnnetust ka sellega juhtuda. Need on tõesti lahedad. Mina olen Aili ja mina võin rääkida, kuidas Karlova lipu sai. Karlova seltsis on aastaid juba juttu olnud seltsi asutamisest 2007 saadik, et oleks lippu ka vaja. Ja millegipärast on see kogu aeg tegemata jäänud. Suppilinna selts tegi oma lippu juba ammu ja me oleme käinud nende üritustel ja nemad tulevad ka Karlova päevadele ja oma lipuga. Ja siis meil ikka leidsime see aasta, et me teeme lipu valmis. Teeme ära. Ja siis me võtsime aluseks varasemate Karlova päevade kava kujunduse, mis oli selline nagu rõõmsates värvides, päikese ja rohelusega. Ja siis me võtsime Karlova seltsi logo, mis on suur majakujuline kuu. Ja panime need kokku, kunstnik Aide Eendra tegi meile kavandid, 5 kavandit käis siis hääletusel ja rahvas valis siis selle, mida praegu lipuna näha saab. Ehk siis lipu peal on seesama suur majakujuline puu, nimi Karlova ja kollane tähendab puitu, päikest, soojust, valgust ja värve Karlovast. Roheline tähendab rohelust, rohelist mõtteviisi, meie õuesid, aedu ja kõike seda rohelust, mis Karlovas on ja selle säilitamist. Ja üldiselt on osutunud lipud väga populaarseks. Me tegime nad just nimelt natuke enne päevi valmis. Praegu on tellitud 15 majalippu. On üleval 2 mastilippu, mis on loodusmajas ja sadamas. Ja lippe saab põhimõtteliselt juurde ka tellida, nii et saab infot Karlova seltsi kodulehelt. Ma arvan, et Karloval on päris eriline miljöö. Ja et need puustmajad ja mida rohkem neid korda tehakse algupäraselt, seda parem ja ilusam see saab. Et mulle just meeldib see õhustik, need rohelised aiad ja need ilusad puustmajad. Mõnele siin maitseb limonaatena väga. Nii, kas teie olete ka nüüd loodusmajaga seotud või olete hoopis mõni fotograafide ühendus? Ei kumbagi. Nii, kellega siis tegu on? Tunnist ausalt üles. Ajaloolaste või teadlaste või kellega? Kohalikud elanikud. Mõned vähemalt. Mida siis Karlovast peaks tänapäeval arvama, kui kuskilt siia satub keegi võhivõõras, kontvõõras, kes külla tuleb? Sina oled elupõline karlovlane. Mina olen võib-olla elupõline karlovlane. Nii, ja kuidas siis on? Karlov on väga tore koht elamiseks. Mis siin head on?
siin on, kõik on hea. Keskkond on hea, majad on ilusad, inimesed on sõbralikud. Nii. Mis see tähendab siis konkreetselt, et võib tulla ja Karlova päevadel vibu lasta, lastega kenasti aega veeta, pisikesi poode on palju, kohvikuid. Neid võiks isegi rohkem olla tegelikult. Aga mulle tundub, et asi vist läheb paremaks. Tähe tänavale järjest tekib juurde igasugu poode ja kohvikuid ja meil on teater nüüd ja kino on veel puudu. Ütleme inimesed, mis inimesed siin elavad? Vanasti oli Karlova selline läbilõige kogu ühiskonnast ja ma tegelikult arvan, et see vist on praegugi nii, et siin on neid, kes on natuke nagu elule hampusse jäänud võib-olla või võib-olla, et ei olegi, äkki neile meeldibki selline elu, selline kulgemine hommikust õhtuni. Natuke selline tundub kunstnike ja selline natuke boheemlaslik eluviisi koht võib-olla. Eks ta ole selline joodikute ja kunstiinimeste ja nüüd ka noorte perede linnaosa, et selline vahva, lõbus on. Igav just ei ole. Ütleme selline Tallinnaga võrreldes selline Kopli ja selline... Ma ei oska nüüd otse võrrelda jah, aga ma olen kuulnud, et Kopli ja Kalamaja ilmselt on samad. See on ju lahe. See on ju lahe koht. Mulle meeldib. Silm peal hoida ja Mare ütles selle peale, et sul on siin karjäär ülesehitamisel ja see oleks lihtsalt raha pärast ja ilma perekonnata ja kelle ülesanne silm peal hoida, see võib kergesti oma elu kaotada. Silma kaotada ja kõik, mis selle ümber on. Aga see oli selleks huvitav. Minul oli see nagu te olete lugenud neid tema mälestused? Jaa. Et nagu kuidagi, see oli asi nagu mingi põnevus jutt sellest esimese vabariigi poliitelust nagu ka. Mina ei teadnud, ma teadsin seda, et mul vanaema, me ka väga palju meie vaata saime, ma käisin keskkoolis ja õppisin Eesti ajalugu just 90. alguses, ei olnud vaata veel midagi, ma teadsin seda, et see minu vanaema Pätsi näiteks ei kannatanud, et ta ei olnud mingi Pätsi suur fänn, ja sinul olid need talupidajad olid vanaisa ja vanaema. Leesmetid jah, Pärnumaalt, nendel oli üks oli Pätsi ja teine oli Tõnissoni pooldaja ja siis Päts tahtis tulla talu vaatama midagi ja siis võttis vastu, et ei, et meil on kiire heinaaeg, et meil pole aega tegelikult. Sealt sa saad nagu pildi ette, et issakene see oli hullem või kui nõukogude aeg mingi... Paguduses ka väga see Pätsi versioon ja nii, et võttis aeg enne kui avastas, nagu Ilmar seda kirjeldab, et meil on mulje, et Päts oli ideoloogiliselt erinev vapsidest. Ei olnud, kõik mõlemad Laidoner ja Päts olid solvunud, et vapsid ei pannud neid ühte nendest presidendikandidaatidest. Kõik nad tahtsid kõva kätt. Ja õppisin Manemskaudina Torontos. Manemskaudi oli katse raames Eesti põhiseadust ja kõik paistis õige ja aus. Aga kui laudaratsiooni ajal üks minu endine õppimine oli üles seadnud nimekirja, et kui presidendi ameti tugevusest, võimust, siis tuli välja, et nii kõva presidendivõimuga põhiseadus kui Pätsi oma olnud 1990 kuskil mujal peale Paraguay, Stroessneri, mida nähti üleni diktatuurina. Aga Päts ei pidanud oma põhiseaduse need sätteid nii küüned nähtavale tooma, sellepärast, et tal oli parlamendis enamus. Kui tal oleks parlamendis enamus olnud, siis ta oleks pidanud jõudu näitama. Ja tal oleks see võimalus olnud. Ja, aga nii, et oli, muide, kui paljud eestlased teavad, et
et Päts, Eesti rahvas ei valinud kunagi Pätsi presidendiks. Nõks oli see, et kandidaate tohtis ainult esindada parlamendi esimene koda, parlamendi teine koda ja omavalitsuste nõukogu. Teise koja oli valdav enamus Pätsi poolt nimetatud inimesed, omavalitsuses samuti ja nüüd ainult kui ta oleks nüüd esimese koja valimised kaotanud, siis oleks olnud võimalus üldse kedagi teist esindada. Ja nii, et tulid siis kolm koda kokku või üllatus, kõik kolm panid ette sama kandidaadi. Ja siis otsustati, et mis me rahva valimisi teeme. Nii, et enne Nõukogude ühe kandidaadi valimisi oli juba Pätsi ära proovitud. Mulle meeldis mingi koht seal, kuidas raamat oli seal Berliinis, nagu enne sõdavahetut, kui Hitler seal juba müllas kõvasti. Siis oli seal juhtum mingi kõrts, kus nad said kokku need välisministeeriumi töötajad ja kõik. Ja siis oli tulnud, võtsid õlut seal ja siis oli tulnud Tallinnast oli tulnud see Puhk, vaata, mingisugune see kaupmees. Ärimees. Kes oli Pätsu sõber. Ja siis uuris seal õllelaua taga, et räägi, kuidas siis on selle Hitleri värk. Ja siis ametnik ütleb, et ei, keegi seda Hitlerit siin ei tea ja täitsa mõteta mees ja ei midagi. Ja siis see raamat kuulas kõrvad, et mis asjaga räägib, nagu siin täitsa vale jutt, aga ei hakanud vahele segama. Ja siis järgmine hommik küsis siis selle mehe käest, et kuule, mis sa rääkisid seal hiile, sellist juttu sellele Puhkile, et täitsa vale jutt. Et ma olen vana ametnik juba ja kui ma oleks talle õigest rääkinud, siis nad seal Toompeal oleks arvanud, et ma olen nulliks teinud, oleksin mind ametist lahti teinud, et ma ikka räägin seda, mis nad tahavad kuulda. Ja see võib-olla sai ka Eesti riigile saatuslikuks, et Päts kuulis ainult seda, mida talle räägiti, et meeldiv oleks. Ja see on üks... No ei tea, samas Tõnisson ikka käis talle taga ju nagu ka aeg-ajalt nagu kella helistamas, aga ta vist lõpuks ikka oli nii seniilne ka juba, ma sain aru, et ta vähemalt mängis seniilselt, et ta nagu Päts just, et Tõnisson käis nagu... Ei no Tõnissoni, see oli äärmiselt jõhke, ta konfiskeeris Postimehe Tõnisson, võttis julmalt eraomandi ära. Natsionaliseeris. Jah, nii öelda. Ja aga seal oli just, et veel enne kui venelased nagu päris jamaks läks, siis ta nagu üritas käia rääkida, et seal oli just see, et Tõnisson siis läks nagu Pätsi juurde, et kuule, võtame midagi ette, ja Päts oli rääkinud, kuidas tal on reumo ja midagi tervisehädad nagu, et nagu üldse ei saanud aru, et tähendab vähemalt tegi sellist nägu, et ta ei saa aru. Et inimesed on niivõrd haige, suudab ikkagi veel oma kordhaaratud võimu hoida. Arvaks, et hakkas kodisema. Aga vaata, kui diktaator jääb haigeks, siis kõik tema ümber katsuvad teda toetada, keegi ei taha, et teine sellest ringist üle võtab. Säiliks see status quo, mis kõigile sobib nagu. Ja kõik takistavad teisi, et nad ei... Võrgu katlast välja, tagasi. Aga samas Päts, vaata, ta suri ju, mis aastal? Suri vangila. Ei, seda küll, aga 56, seda elas ju Stalini üle ikkagi, ta oli kaega tükk. Jah, nii et suhkruhaige, mis ta oli, aga... Ta oli toodud vist isegi jäme jalga või kuskile tagasi. Nii haige ta ei olnud. See on nii, nagu ma pool naljaga siin ütlen, et kui praegu on meil siin Tartu vanglas istub see Horvaatia serblaste vabariigi president. Istub Tartu vanglas siin. Et siis oled riigi president. Tõesti või? Jah. Siis, et kui Päts rääkis seal kuskil Boraševas ka, et ma olen tegelikult ühe riigi president, siis kõik vaatasid, et me siin lolliks läinud. Aga meil on siin praegu istub ühe Euroopa riigi president. Okei, see riik oli väga lühiajaline ja keegi seda ei tunnustanud, aga... Mulle pakub mõnikord lõpu räägin, ma gümnaasiumis käisin Marrakechis ja siis olin seal ja siis seal
ja väga kiiresti siis otsustada, et kui saab häda ja siis aja natuke osavamalt. Majas on kohvik ja restoran. Siin pidi olema tegemist ühe Karlova kooli matemaatikaõpetajaga. Jah, olen küll Karlova kooli matemaatikaõpetaja, infojuht ja arvutiõpetaja. Et olete põline siitkandi elanik siis ja tunnete seda inimesi ja lapsi ja nii edasi üsna hästi. Ma olen kunagi elanud Karlovas, aga hetkel elan Annelinnas ja ka töökoht on Karlova koolis. Jah, olen Karlova kooli vilistlane ka, nii et alates 75. aastast Karlova kooliga seotud. Ma olen selle kooliga aastakümneid seotud, et ütleme see aeg, kui mina ise olin õpilane, siis on natuke teine aeg meil riigis juba. Ja siis oli selline kooliväline tegevus nagu võib-olla teistmoodi ja ma olen ka Tartu poistekoori vilistlane ja poistekooris hästi pika aega käinud, et ütleme see aeg, nõukaaeg, ütleme nii, oli hoopis midagi muud. Ja siis tehti ka, ütleme seal bändi, Pantokraator näiteks on meie koolist ju välja kasvanud. Too aeg oli midagi muud. Praegu käiakse ka poistekooris. Poistekoor on muutunud, muutub veel. Tehakse. Võib-olla on tulnud sellised uue maja asjad, et kooliõpilanegi, siis kui mina õpilane olin, siis ei olnud ju lauaarvuteid ja nii edasi, siis nad alles hakkasid tulema. Praegu ollakse niimoodi selles virtuaalmaailmas hästi palju. Kuigi ega see laps ei kao sinna virtuaalmaailma ära. Tal ikkagi see muu elu on ka tähtis. Kuigi suhtlused on praegu hoopis midagi muud. See nutitelefon, sellega ollakse niimoodi. Pöidlad on neid, mis on hästi arenenud miski pärast lastele. Aga jah, eks ta tegelikult leiab selle mingisuguse oma sõpradega olemise. Ma olen siin Karlova päevadelgi näinud oma õpilasi, nad tulevad siia, on mingisugused omad asjad, küpsetanud mingisuguse muffini, ta tunneb rõõmu, et ta tuleb siia seda sama teistega jagama. See on tore. No see on see Karlovale väga omane miljöö, on see põhiline asi, mis siin on, et siin on minu arvates sellised väga iseloomulikud majad, väga iseloomulik selline atmosfäär ja tänu sellele Karlova seltsile ja üldse sellisele nagu inimestele, kes siin tunnevad, et nad elavad siin, nad on uhked selle. Kui ma võtan selle kas või Annelinna, siis kui elad Annelinnas, siis nagu väga ei taha seda reklaamida, aga Karlova inimesed on kuidagi teistmoodi, et nad on uhked selle asjaga. Ju siin on midagi, mingisugune selline omapärane mikrokliima või midagi sellist teistsugust. Kuidas on siis elu Karlovas? Ma ei ela Karlovas, aga elasin siin vanasti. Ei saanud kurta. Elukoht oli Urgas, aga romantiline. Mis selle koha nagu eriliseks teeb? Romantiline aguli miljöö. Mida nende inimeste kohta arvate, kes tulevad ja tahavad siin elada või on siin elanud pikemat aega, ei kavatse kuhugi ära minna? Siin elab mitmesuguseid inimesi. Üldiselt sümpaatsed. Mis see tähendab siis? Vastutulelikud, siirad ja viisakad? Või siis kes ka nagu liigselt võib-olla alkoholi tarbivad vahel või kunstiinimesed? Nii sellised kui teistsugused. Jah, kõik need grupid, mida te nimetasite, on esindatud. Üldiselt ma arvan, et
ei oska niimoodi võrrelda teiste liinaosadega, aga mulle tundub, et üldiselt toredad. Miks meie naaber on tore, aga võib-olla on ülevahetuse kohta midagi toredat, siis me saame need ette lugeda ka lava peal ja pärast me postitame need neile postkastidesse. Võite jääda anonüümseks, oluline lihtsalt on see, et te kirjutate selle toreda inimese nime, aadressi ja see, miks ta tore on. Nii, nüüd ma filmin üles selle salakirja, mida härra Rein kirjutab. See olevat siin ette lugeda naabrite või kiitmise. Aga keda teie siis kiidate või? Öelge siis kohe välja, et kes see on. Ei, ma seda juba filmisin, aga see on natuke raske välja lugeda. Võib-olla igaühele, et rääkige siis, kes see inimene on ja mis. Anna edasi pererahvas, alati tore sinna minna. Nii. Aga tuleb veel mõni mõnus lugu meelde, mida siit Karlovast on nagu jäänud. Ei, no viimasel ajal ei ole siin nii palju ringi liikunud. No nii palju oli, et mul viimane eakaaslane Henn Sepp suri mõne aasta eest ja siis ma vaatasin, käisin aias mööda, vaatasin üle aia ja nähti ja kutsuti sisse Ain Mäeots elab seal abiga Kristeliga, kes on Henn Sepa tütretütar. Nii et vaat sellist asja naljalt Californias ei juhtus, et kõnnid aiast mööda ja kutsutakse kohe aeda sisse ja samas aias sai siis kohvi ja isegi torti. Jah, ma suudan sellega nagu samastuda natukene, et ma olen ise ka 9 aastat Ameerikas elanud ja see on tõesti selline kuidagi inimlikum on, juhtuvad sellised lihtsad asjad, mis toovad rõõmu ellu. Et see on väga... Kus kandis sa Ameerikas? Ma olin Utah'is ja Californias põhiliselt. Los Angeleses ja sai koolis käidud ja niimoodi. Aga ütleme nüüd selle Eesti praeguse olukorra kohta, et kindlasti on mõni mõte, mis nüüd see viimane aeg on nagu toonud, et mis sa arvad sellest meie praegusest? See on väga üldine küsimus. Paistab, et asjad on keskmiselt korras, kui me peame selliste väikeste asjade üle muretsema nagu kütuseaktsiis ja kas valitsuskabinet kestab. See näitab, et suuremaid muresid ei ole. Aga kas sina näed suuremaid murest või millega tuleks nüüd veel sõtta minna Eestis, et midagi parandada, mida teha? Peaks üle saama sellest kujutlusest, et normaalses peres on 1 või 2 last, et peaks saama kujutluse, et normaalne pere on 3 lapsega. Ja selles suhtes ma imestan, et näiteks Ellen Niidu Pilleriin on juba 5-aastane ainus laps, kui ometi Ellen Niidul endal oli palju rohkem lapsi kui 1. Aga juba Tootsist saadik meie kirjanikud on reklaaminud 1 lapse perekondi rollimudelina, ilma et nad oleks seda märganud. Peaks kirjutama raamatuid, kus peategelastel on ka õed ja vennad olemas. Võib-olla teeb kirjutamise raskemaks, aga tasub seda mõelda. Kui suur teie enda pere on? 3 last ja 7 lapselast. See on ikka päris hea saavutus, et minuga võrreldes ikka
3+, ütleme. Sest mul on 0, teil on 3. Aga või noh, teil on juba sealt edasi ka ikka 10+, ütleme, eks ole, aga... Oluline ideaal oleks, et ideaal poleks mitte 2, nagu ma lapsena arvasin, et ideaal oleks ikkagi 3 ja siis kas sinnani jõuab, on üks asi, aga Hispaanias ma kuulen, et on ka ideaal, mida soovitakse saada, on 1 laps ja siis on naised, noored naised, kes võtavad enesestmõistetavalt, et neil on tore perekonnas olla, kus on tädid ja onud ja neil ei mõtlegi sellele, et kui neil on ainult 1 laps ja nende ringkonnas, siis temal veel on tädid ja onud, aga tema laste perekonnal enam ei ole. Et lapsed ei teagi, mis asi on tädi ja onu. Ja et see perekonna seis on nii, et on läinud nii vabaks või vaba elu on niivõrd populaarne? Ei ole mitte ainult, et oleks ametlik abielu, aga et tegelikult tähendab, et naistel ei ole rohkem kui 1 laps, olgu nad siis pidevas kooselus mehega või mitte. Huvitav, kas see on sellest, et arvatakse, et see on nagu vaev või liiga raske on lapsi üles kasvatada või midagi? Meie tarbereklaam jutlustab meile seda üksi tarbimist, seda maid mõnu saamist ja me ei tajugi, kui mina nüüd räägin 3 lapsest, siis mõjub kuulajatele, et mina nüüd käin neid, et mina teen nendele ajupesu. Aga ta ei märka, et palju võimas ajupesu lastevastane on käinud kogu aeg tarbimise reklaamis, ilma et nad seda üldse märkaksid. Mis siin nüüd on siis? Õpilasfirma või lihtsalt hobi korras tehtud väga kaunid? Need on ema asjad, ma lihtsalt valvan praegu. Mida nagu arvate siis nüüd Karlova päevadest? Toredad on. Aitäh kõigile, et meid kuulasid. Meil on väga oluline alati esineda igal pool ja me oleme väga alati huvitatud mängudest. Meie hakkame mängima Mölkut ja toimuvad Karlova esimesed Mölku lahsed meistrivõistlused. Ja mäng on selline, et on olemas 12 kurmi ja nende mahaviskamise eest saab punkte. Meil toimub praegu turniiri kvalifikatsioon, ehk igal mängijal on võimalus visata 6 viset järjest. Ja kui võistleja viskab maha ainult 1 nendest kurmidest, siis ta saab nii palju punkte, kui palju siin kurmil peal on kirjutatud. 11 viskab maha saad 11, 8 maha saad 8. Ja kui sa viskad 11 ja 8 koos maha, siis saad ainult 2 punkti, ehk selle kurmide arvu.
sul on 6 viset. Taktika on selline, et esimesega proovi panna ilge tou siia pihta. Ja siis hakkad noppima neid suuremaid punkte. Teine viis taktikast on nii, et sa viskad nagu lihtsalt, kergelt. Proovid nad kõik maha saada, et laiali ei lähe. Ja siis kolgid nüüd iga viskega kuskil mingisugune 7-8 punkti. Ühesõnaga 6 viset selle koti tagant, kui sa käia. Viskab Kaur 8 aastane. Esimene vise annab praegu sulle 0 punkti. 3 punkti. Vau, 7 juurde 10. 1, 2, 3, 4. 4 vise, kokku 14. Sul on 2 viset veel. Ja 2 punkti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punkti juurde. Noormel läks väga hästi, praegu kui 8 esimest pääsevad edasi, on tema jagab 4.-5. kohta. Vot, siis on tõesti tubli. Kuidas nüüd seda mängu võrreldes Kalevipoja kurnide viskamisega, et kas nende mängust on üldse mingid ajaloolist jäädustust teada? Või? Ma arvan, et Kalevipojal oli palju kergem, sest tema oli lihtsalt, tema ei pidanud mõtlema. Aga siin on palju, neid on palju sinnud mõtlema. Kalevipoeg lihtsalt lajatas oma kurni. Tema lajatas oma suuri raskeid kivikurne, jah. Kas seal oli mingid muud seal taga või ei olnud, seda me vist ei tea. No võistluseid, mis Kalevipojal oli ka mingid võistlused ka minu meelest seal kellegiga. Aga meil on praegu on siin igal Kalevipoeg on päris palju. Et siiamaani on ka tüdrukud ja vanuses on praegu 7 kuni 60 eluaastani mänginud. Ja tulemus on selline, et tegelikult 8-aastane Paul juhib praegu, kui on lisanud kuskil 20 inimest. Mikko, mul on see algpläts. Selja taga.
kelledega tegu ja mis happening nüüd siis praegu? Tartu Üliõpilasteater, et vahe siit võtta. Jah, meil on siin sildid ka. Jah. See on nagu segu nüüd siis tänavateatrist, klounaadist ja igasugustest muudest sellistest teatritehnikatest. Aga väike tutvustus võib-olla kuluks ära, et see oli ikka väga lahe, mis te tegite praegu, et väga palju lõbu ja rõõmu. Meil tuleb veel 2 satsi. Me teeme paar satsi veel. Me tegime niisuguse füüsilise teatristuudio Tartu Üliõpilasteatri nii alt siis ja kasvatasime nii klounaadist kui vaatepunktide tehnikatest kui ka muudest niisugustest füüsilise teatri nõksudest kasvatasime välja niisuguseid tänavaetenduse, tegime väikse programmi ja siis me kasutame erinevaid elemente ja siis reaalselt reageerime sellele, mis tänavaruumis leida, et siis vastavalt siis tehnikale. Et praegu te nägite klounaadi, siis grupi klounaadi, kus grupp tervenisti reageerib millelegi ja siis tal on oma keel, kas ta üllatub või avastab või rõõmustab või vihastub millegi peale. Ja kuidas siis Karlova rahva reaktsioon oli sellele klounaadile? Paistab, et hea oli. Tundusid meile lapsed järgi, kui me tulime siit ära. Laste sama oli järel, jah. Me esitasime Suppilinnapäevadel ka seda kava, aga seal oli märksa vähem lapsi. Neid oli, aga see oli nagu tänava peal liikuvas seltskonnas, et nüüd siin platsi peal on rohkem niisugust nagu kaasas hängimist, mis on lõbus, eks ole. Detaile on rohkem, siin on mida kuidagi. Siin on hästi mitmekesine keskkond, siin on hästi palju millega mängida ja mida sisse võtta ja millele reageerida, et väga huvitav on. Et lapsed on selles mõttes väga tänuväärne publik, aga samas ka hästi ohtlik publik, eks ole, et nad teinekord tulevad kaasa või kaotavad ka piiritunde ja siis teinekord on neid nagu raske endal kukilt ära saada. Seda enam on nagu näitlejal jällegi ülesanne, et moodi nagu sekkumusliku teatriga nagu hakkama saada, kuidas toime tulla selle asjaga. Kas teid tavaliselt kutsutakse kohale või te ise otsustate, et võt nüüd on see koht, kuhu me lähme ja teeme midagi lahedat? Algselt meid nagu kutsuti ja siis me kasvatasime selle välja siis sellise kava ja siis Suppilinnapäevade raames ja siis me nüüd Karlova päevadel Peeter rääkis, et osaleda. Otsustasime hakata igasugustel päevadel käima, et näiteks järgmine võiks olla Hansapäevad näiteks. Algab kell 2 loodusmaja ukse juures ringkäik, Eesti Pargi puid tutvustav ringkäik. Et kellel on siin iga või kes tahab natuke liigutada või mingit moodi olla, et siis võib liituda väga selle ringkäiguga. Mingi piinlik moment, näib vahel elu kui peaks. Kuidas on siis nüüd, mida Karlova päevadelt te lootate või mida olete tulnud nautima nii-öelda? Lootsime, et on ilusam ilm, aga meelel on hea sellegi poolest. Paistab, et seal käib üks näitemäng samal ajal või kontsert on toimumas. Nüüd lendame hingad kiired sinuga koos. Lendame, mida veel tahta? Langeme kiival koos. Mingisugune kloonide etastar tundub koos. Kustikas sa näed, mis nad teevad?
Niimoodi. On rahvastamas vaid seina, minu meelest nüüd jälle maailm. Elus on
kallid karlovlased, et laval on bänd Karlovast, Kose Mahlaste ja me esineda oma publiku ees ja juba tulid lauljad tagasi edasi. Teie olete nüüd need loodusmaja juhatajad siin, nagu ma aru saan. Et avalikel üritustel siis viimane kord me käisime Supilinna päevadel ja seal olid meil erinevad mängud, et tänagi, et inimesed saavad siis vaadata või oma siuksed linnuteadmised proovile panna, mängida või siis kevadised lilled. Siis me meisterdame, täna me tegime vibusid, Supilinna päevadel tegime T-särgi taaskasutust, et igast siukseid põnevaid asju ja kasutame siis taaskasutatavaid ja looduslikke materjale. Et see on meie mõte. Ja vaatan, teil on siin abilised ka või juhatajad päris, et... Mina olen üldse praktikant, mina ise õpin siin alles. Kuidas? Ja mina olen loodusmajas töötan. Kuidas meeldib ja miks peaks rahvas tahtma tulla sinna kohale vaatama, tegema midagi, kaasa tegema? Väikestele lastele on need väga põnevad, eriti just töötoad.
ja meil oli näiteks täna ponihommik. Sa ei rääkinud sellest? Ei, võid rääkida. Ja et meil saab näha seal elusaid loomi, lemmikloomi ja taimi ja täna oli poni meil ka. Ja siis lapsed said sõita, said teada, kes on poni ja kuidas ta elab. Ja muidugi see lihtsalt avardab üldiselt silmaringi ja võiks äratada keskkonna huvi ja teadlikkust tõsta kindlasti. Selge. Väga meeldiv. Ja kui minusugune, ütleme, meesterahvas tahab sinna tulla toimetama, et on tal seal ka midagi huvitavat teha või? Ja kas ma võin kohe kutsuda teid toimetama? Nii. Nii, tulge siia poole. Nii, näete, need on siis sellised linnud, kevadised, keda te võiksite siin linnas kohata. Et kas te tunnete ära mõne linnu? No seal on vares kohe. Vares. Hallvares. Hallvares. Kumb on hallvares? Ma ütleks, et see hall, kes keha on hall seal. Nii, see. Väga hea. See on tõesti hallvares. Aga kes siin võiks olla? No, see tundub nagu varese poeg, ütleme niimoodi. Et ta pole veel halliks jõudnud minna. Aga tema on hakk. Hakk, jah. Aga tema? No see on nüüd musträstas. Musträstas, päris hästi teate, et tavaliselt aetakse sassi kuldnahka meil siin allpool, et musträstal on siis silma ümber selline kollane rõngas. Materjal on otsas, et ise teha ei saa, aga siin saab proovida. Ja siinpool on siis kevadised õied. Et saab ikka vaadata, et siit kotikesest siis saab võtta see sildi, loed siit, kus siin on toomingas nii ja missugune võiks olla toomingas? No ikka see kõige alumine siin. No nii, väga hea. Nii, võtame ühe veel. Ja siit tuleb siis maikelluke. No jõuda see piibeleht ikka on. Ongi nii. Võt selliseid vahvaid mänge saab siis mängida. Väga tore. Aitäh teile, jõudu! Tavaline taskupliidu. Aga see pole ainus raamat. 3-4 euri, 1 euri. Kas siin on nüüd tegu päris šamaaniga või on siin lihtsalt jõuallikad ja jõupunktid ja püramiidid? Ma olen kõiki neid õppinud, Hiina klassikalist meditsiini, akupunktuuri, nõelravi. Ja miks peaks Karlova inimesel seda kõike vaja minema? Me oleme maailma kodanikud ja meil on vaja kontaktis olla maaga. Ja kõik teavad, et paljajalu maas käies suvel saad puhata, patareid laadida, mis sul on tühjaks läinud talvega. Aga seda peaks aastaringselt tegema. Ja siis ongi kasulik anda niisugust talismani, mis laeb sul aastaringselt. Ja mis selles talismanis siis on, kus see jõud tuleb? Saladus on selles, et siin on 2 sungiidi eri vormi. Kuju ja erinev struktuur annab temale katalüseerimisvõimaluse, ta võimendab ise ennast. See on, seda iga kivi ei tee ja sellised võimed on ainult ühel kivil maa peal. See on must teemant. Või tarkade kivi, kuidas kutsiti vanasti teda. Ja ma arvan, et nüüd jälle sellest, et ma nii kutsun teda. Seda tundsid iidsed targad, siin ma võiks näidata. Siin on Paracelsus, Avicenna, Ivan Senna, Ibn. Ja siin on Ibn Rust ehk Avicenna või see Vaeroos. See on minu taaskehastus. Siit ma saingi selle sungiidi pisiku. Kes usub kehastusse, mina seda usun, nagu Tiibeti budism siis. Aga nüüd mõni näide, kuidas see on mõjunud, kuidas see on inimesi aidanud? No sellest on kirjutatud palju raamatuid, praegu küll vene keeles, aga muudes keeltes ka. Ja ta on ravinud
kõiki haigusi. Öeldakse, et mis ravib kõiki, see ei ravi midagi, aga see on erandkivi. Tema puhul see ei kehti. Aga enda puhul on ka tunda, kuidas endal tervis on? No ma ei tea, ma ei ole haige olnud. Viimased 4-5 aastat vähemalt, mäleta rohkem. Tekkis väikene probleem, ma ei ütleks, et haiguse eesnäärmega. Ja siis ma sain pihta, et peab olema 24 tundi maandatud ja enam ei ole mingit probleemi. Selge. Aga mis siin kõik siis on? Siin on sungiiditooted põhiliselt. Siin on segu neljast komponendist, siin on vene keeles ka kirjas, mis siin on, aga ma panin siia selliselt natukene rohkem sungiiti ja need on kõik sungiidikoodid, siin on sungiidist pärlid. Siis see on väga huvitav asi, et see on tavaline Hiinas toodetud kristallklaasist lootuse õis ja all on siis akupatareina siis sungiit, mis on laetud ja siis ta tõstab selle vibratsiooni mäekristalli tasemele. Ja distantsilt saab sellise aparaadiga inimest häälestada või ravida probleemideta, ükskõik kus maailma otsast. Mida ütleksid nendele, kes on niisugused skeptilised ja ütlevad, et võt, et tõestust ei ole, et väga kerge on spekuleerida asjadega, mille nagu päris kindel nagu ei ole. Et kuidas ma tean, et ma petta ei saa? Elu paneb asjad paika. Muidugi on olemas ka, see on ainult ühes koos maailmas ja kui ma toon sealt originaalkohast, Karjalast, Tolvoja küla lähedal on siis niisugune kaevandus, aga see on sealt lähedalt rannast korjatud Oonega järve, Äänisjärve kaldalt. Ja kes loeb mul seda e-raamatut kodulehel, siis saab teada sealt selle ajaloo, kuidas Poltava lahing võideti. Peeter Suur käskis igal sõduril taskusse või seal ranitsas kanda seda kivi ja kui ta vett jõi, siis pani kataloogi, aga Rootsi vägi oli 3 korda võimsama ja kaotas selle Poltava lahing. Aga näete, inimesed ikkagi haigestuvad meil ja lahkuvad siit ilmast. Ei ole me veel kõiki haigusi ära ravinud, eks ole, et miks nad siis nagu ei tule seda kivi võtma, et ennast nagu see võtab kõik aega. Terveks ravida siis või? See vajab nagu konkreetset tõestust ja seda intuitsiooni. Me elame liiga palju oma peas, kui me analüüsime, siis mis see must kivi on, parem ma võtan kristall, heleda valge kivi, et see kindlasti ilusam. Et seal on Jumal sees, aga sest mustas kivis ei ole, aga kõik ei ole nii, nagu pealt paistab. Mind kutsutakse ka sungiidi kuningaks. Ajakirjanikud ristisid. Mul on väga hea meel, et ma sellise sõbra olen endale saanud. Kas ise olete küpsetanud? Aga sina oled nüüd see poemüüja siin. Mis see kook maksab sul? Tükkidega maksab 35 senti ja Barberni ja valge šokolaadiga maksab 25 senti. Aga ma ei võtnud raha kaasa, mis nüüd saab siis? Ma ei saa osta niimoodi ilma rahata ju. Aga kui ma sulle ühe selle kivi annan, ma kivi eest saan kooki. Vaata, kui ilus must kivi mul on. See pidi ravima kõik terveks. Kas see on väärt midagi? Ei ole vist päris kindel. Selge. Aitäh. Tüdrukud, mis õnneloos? Mis õnneloos teil on siin käimas? Kaalogi, kõrvarõnga, tuulvantsid, käed või mängusid. See on päris palju kõige asju. Ja mida tegema peab, et loosist osa võtta? Ainult ühe numbri. No poisid. Okei, ma olen. Mis toimub? Me hakkame varsti tantsima. Ja, mis koolist? Tartu Fortseeliuse koolist. See kool, jah? Ja mis tantsu tantsite? Rahvatantsu. Selge.
kaua olete harjutanud ka või? Jah. Aga ikka meeldib käia või on päris raske? No meeldib käia ja on ka raske ka. Mis sa soovitad nendele, kes ei ole viitsinud tulla trenni proovima ja tegema? Et võiks proovida. On ikka mõtet? Ma jõudu sulle. Teile ka. Ammu me pärast tantsu meie karu Ottiga. Ja sina oled Ott. Kahekesi astuvad, kahekesi astuvad, kahekesi astuvad Ott ja Ott. Au! Vaatkel vaat lõisel üks, nii et tõusis vesipüks või niknakumi nahkumises kui vaat, siis kui vaatki lõised ka. Vaatkel vaat lõisel kuus, nii et katki läks mu kruus, minu niknakumi nahkumises kui vaat, siis kui vaatki lõised ka. Minu niknakumi nahkumises kui vaat, siis kui vaatki lõised ka. Vaatkel vaat lõisel 10, kurdiks võime jääda homme minu niknakumi. Ma võtan riise kaasa. Aga kas see riise tahad sa minuga olla või tahad sa kaasa minna? Aga kuhu sa lähed? Pitsat sööma? Kuhu te lähete midagi? No Karlova on üks üsnagi eripalgeline linnaosa Tartus, et tegelikkuses on ta rajatud jah, umbes 100 aastat tagasi Karlova mõisamaadele, et kui vaimusilmas ette kujutada, kas või sedasama ala, kus praegu siin paistavad need suured hooned, oli see üks põld ja väli, nii et kui mõisnik Bulgaarin vaatas oma mõisaknast välja, nägi ta võib-olla viljahakke ja mõned võib-olla ka üksikud puud, nägi riiateed. Kuniks siis tekkis tal soov ja vajadus hakata krunte oma maadest inimestele alguses rentima ja pärast ka maha müüma. Ja toimus siis selline tõeline kinnisvarabuum, et umbes 10 aasta jooksul aastaarvuga 1900, mõni aasta enne ja mõni aasta pärast seda kasvas Karlova siis päris suureks selliseks puitasumiks, mis ongi nagu selle linnaosa eripära, et need majad siin ju peamiselt ja tollest ajast kõik on puust, et see ongi võib-olla Karlova nii-öelda hing, et ta on ikkagi selline, nagu öeldakse, suur puust linn. Praegugi on näha, et see põhihuvi nagu ringleb selle arhitektuuri ümber, mis siia on jäänud. Ja inimesed, kes siin elavad, tunnetavad seda hõngu kuidagi seda, või kuidagi see muudab ta ikkagi eriliseks või on siin midagi muud, mis veel nagu loob seda keskkonda? No, et eks jah, keskkonda loovad kindlasti ka inimesed, et nende selline maailmavaade, aga eks ta ongi see selline vastastikune sümbioos, et teatud keskkonnatüüp tõmbab ligi teatud sorti inimesi või teatud väärtusi kandvaid inimesi ja ma arvan, et enamik Karlovasi, kes on oma kodu siia loonud või kes on siia elama tulnud, et need tõesti siis ka hindavad sellist aguliromantikat heas mõttes ja keskkonda, mis pakub sellist võib-olla mitte nii suurt mugavust, aga võib-olla sellist visuaalset ilu ja eripära. Et minu kodu on Karlovas ja ma arvan, et eks see kodutunne ju tegelikult laieneb ka nagu sellele alale, mis on nagu väljaspool seda ust, mitte ainult seespool, vaid väljaspool. Et eks võib-olla sellest ka see huvi selle linnaosa vastu ja selle ajaloo vastu. Ja nii ma siin toivetan, jah, minu nimi on Raivo Valk olen, et minu kodukant, ja Karlova seltsiga olen seotud algusaegadest peale, nüüd siis vist juba ligi 7 aastat tagasi, kui see asutamine meil oli, et eks linnaosad, nii teisedki siin sellel aastal ka Ihaste selts on sündinud ja nii mõnigi teine veel on liitunud, et Supilinn oli ilmselt üks esimesi Tartu linnaosa seltse ja kõige esimene. Kuidas hindate tänast päevade kordaminekut?
Ma arvan, et on olnud päris selline usin nädal, et stiilis igaühele midagi, et programm on ju olnud esmaspäevast, võib-olla esmaspäeva keskpäevast ja eks ka homne päev on veel ees, et on olnud ekskursioone, on olnud muusikat, on olnud kunsti, on olnud kirjandust, võimalus olnud mõtteid vahetada. Kas see on ka loosis või? See on, ma arvan, siiski asi, mida me häbenema ei pea, et need päevad on toimunud. Suur tänu teile. Aga palun. Seis Marko 39, Teet 30, Paul 28, Jaan 27, Andre 26. Markol on võimalus see on lõpetada kui 11. Kaks punkti. 2 punkti. 3 punkti. Ja siis hakkame siis välja kuulutama otsust. 8 punkti juurde, kokku 30. Toimetame auhinna kätte ja ütleme suure aitäh kõikidele, Ei, 8 punkti, ei ole, 7 punkti. Rahulik, ise üks. Ja tuli ära. 11 punkti juurde. 33. Viimase auhinnalise koha peale. Nii, teeme siin väikse autasustamise ka kohe ära praegu. Karlova lahtistel meistrivõistlustel Mölküs võitis 4. koha. Ai, käsi sisse, võta nii palju pulsi. Ja siis diplomid, ma arvan, et Karlova selts saadab selle diplomid. Esimene koht on Andre, Karlova meister. Palju on tal üks jook. Ja diplom tuleb siis selle postiga. Teine koht, Petrika. Kumba jooki tahad? Karlova lipp. Ja diplom tuleb postiga. Ja Marko, 3. koht. Palju õnne, Karlo lahtisvõistluses 3. koht. Sinu limonaad, persot, palju õnne, sinu lipp ja diplom tuleb postiga. Sellega on Mölki võistlused lõppenud selleks aastaks. Aitäh! No nii, võitja, kuidas siis võitlus läks? Hästi, mängisin esimest korda üldse seda mängu. Tõsi jah, aga tasub siis kõige proovida ikkagi järelikult, Ja, ilmselgelt. Et tundub päris põnev. Kuidas siis läks ikkagi nii hästi, et ära võitsid? Ma arvan, et selles poolfinaalis oli veidi õnne ka lihtsalt selles suhtes, et teised viskasid lõhki, aga lõpus ma arvan, et sirge käsi aitas lihtsalt. Aitäh kõik inimesed ja aitäh suur aitäh Karlova publik, kes te tulite suurepärastele Karlova päevadele. Õnneks meil päevaga ja ilmaga ka täna suhteliselt vedas. Paar tiba tuli, aga see, nagu just ütles üks seltsi liige, tegi ainult juuksekasvule head ja meil oli palju fantastilisi ja ägedaid etteasteid, aga siiski me ei ole veel täitsa päeva lõpus ja meil jätkuvad ja oli tore kevad 2015 koos teiega.